aga kõige olulisem nii-öelda minu töö seisukohalt ja see, kuidas neid muutusi üldse luua, on see, et alateadvus tegutseb vastavalt nendele piltidele, mis on su peas. Ehk siis, mis ma selle all mõtlen, kui sa näiteks tormine meri on ju, tuul ja suured lained on ju, mis pilt su peas tekib? Minul tekib see, et ma ei taha sinna minna, see on tõenäoliselt külm, ebamugav, vastik, ma ei oska nii hästi ujuda ka, võib-olla upun ära hoopis, keegi hilja pärast üles ka. Lained viivad, ma ei tea kuhu on. Ja mingil teisel inimesel tekib peas see pilt, et kussa, kui lahe, mul on, võtan oma lohe välja või selle, ma ei tea, lohe surfi varustuse ja kõige ägedam asi on ju. Ehk siis meil on kõigi asjadega see pilt peas ja me teinekord üldse ei analüüsigi, et kas see pilt, see, mis meil võib-olla reeglina kuskil lapsepõlves tekkis, kas see üldse on enam see asi, mis meid teenib? Et kas see, mul on näiteks, mul ema kogu aeg rääkis, et koerad on kurjad, hammustavad, sa ei tea kunagi, mis hetkel ta võib sulle kallale hüpata, ma mingi hetkeni väiksena tahtsin ka endale väikest koera, mingi hetk ma enam ei tahtnud, sest ma sain nii palju seda programmeerimist, mitte et tema oleks teinud seda paha pärast. Ema tahtis mind samamoodi, nagu kui ma teen siin selle jäämäe ja alateadvuse võrdluse, siis ka hoolitsev ema ja eile oli just emadepäev, on ju. See saade vist läheb küll paar päeva hiljem eetrisse. Nädal hiljem umbes, jah. Aga just aitäh kõigile emadele, on ju, et te meid tahate hoida, aga see ei ole see, et kuule, mine roni kõrgemale sinna puu, et sa näed kaugemale, on ju, et kuule, ole ikka ettevaatik, hoia tagasi, parem, kui sa sinna üldse ei lähe, on ju. Alateadvus toimub samamoodi. Ja kui mu peas on see pilt, on ju, millele ma saan ka hiljem kogu aeg kinnitust, et konkreetselt see koerte asi on ju, et mingi hetk mul naabripoissi ammustas koer, kohe jälle, näed, ongi nii on ju. Isa tuli kunagi metsast koju, lihtsalt mingi suvaline koer läks kallale korraks on ju. Ja siis hoppikene, et kõige hullem asi. Ja nüüd ma ei pea üldse, kui tänaval tuleb mingi koer on ju, nüüd ma olen juba suurem ja nii-öelda ka selles mõttes ennast nagu treeninud veidike, aga mingi perioodini elus mul oli see, et ma lähen teisel pool tänavat või ma pigem ei lähe sinna või ma vaatan kogu aeg, et mul oleks mingi asi, millega ennast kaitsta või ma hüppan üle aia, kui ta tuleb. Ehk siis see pilt on mu peas see, et see koer on ohtlik ja kui ma selle pildi saan ära muuta, siis sellest muutub tegelikult kogu elu ja see pilt on alateadvuses. Mina kasutan inimestega töötamisel seda kiiremuutuse teraapiat, et see nii-öelda see pilt ära muuta. See, et sul on lapsepõlvest mingi pilt, miks sa ei tunne, et sa oled piisav ja väärtuslik ja nüüd sa saad oma elus selliseid kogemusi, kus sa ei tunnegi ennast piisavana, ei tunne ennast väärtuslikuna, lased endale pähe istuda ja nii edasi on ju. Aga see pilt on seal kuskil all sügaval, et mind koheldi nii ja siis ma lõin sellised järeldused ja ma ei tea, vanemad näiteks ei väärtustanud mind ja nii edasi on ju. Aga kui see pilt on lihtsalt tekkinud nende järelduste põhjal, mis ma väiksena tegin, mis ma tänu nendele kogemustele nii-öelda lõin. Aga see ei pea olema tõde. See tõenäoliselt ei olegi tõde. Sinu väärtus ei sõltu sellest, mida keegi teine sinu kohta ütles. Ja kui see pilt ära muuta, siis sa ei pea enam hakkama kuidagi selle otsmiku sagara ja mõtleva ajuga mõtlema, et ma veenan ennast midagi tegema. See nagu ma tõin selle näite, et need lained on ju, sa ei pea seda inimest hakkama veenma, et kuule, need lained on ikka nii ägedad ja võta oma lohesurfi varustuse mine. See tuleb ta seest, nagu ma ei saa, ma lähen töölt varem ära, ma lähen sinna mere peale. Ehk siis, ja samas muidugi, kui inimesel on mingi hirm, on ju, see ei tähenda, kui ma olen klientidega tegelenud siin mingite hirmudega, see ei tähenda, et sa pärast nii-öelda piltlikult, et ma ei ole küll koerte hirmuga otseselt vist, ei tule küll ühtegi meelde, et oleks mõnel kliendil nagu otseselt sellega tegelenud, aga see ei tähenda, et sa lähed pärast kõiki neid koeri silitama, et sul on okei see. See ei ole su jaoks kõige mugavam, kõige mõnusam asi maailmas, aga mul on okei, ma ei lähe enam kuhugi, ei põgene ära selle asja eest, mis iganes asi see hirm on. Ma saan sellega hakkama. Aga see lisab praegu väga huvitava uue kihi siia, mida mina hakkan mõtlema, et ma arvan, sa on mulle nõus ja sul ilmselt on sellele ka mingi hea vastus ja see juba selgitas mapoolselt ka, kuidas see töötab ja miks ta nüüd töötab. See koera näide, on ju.
väldin seda koera, siis ma kardan, eks ole, ja isad ründas ja keda ründas ja aga fakt on see, et see, mida sa kardad, see juhtub ja väga tihti, kui seda väldid, seda koera, siis need koerad ongi sinu vastu agressiivsemad kui teiste vastu. Ma olen ise mõnus kogenud seda mitte koera najal, aga näiteks toon ühe absurdse näite. Neid teemas on palju, aga üks näide, putukad, suvel väikse kärbsed, fucking lendavad mulle kõrva kogu aeg. Seda nagu närvi saab, ma ei saa üldse isegi õues olnud, läheb mulle kõrva, mitte kellegi teise ei lähe, tiidlevad mul ja see ei ole see, lihtsalt tiidlevad, nad lähevad sisse siia ja see on nii vastik. Ja siis ma mõtlengi kogu aeg, et fuck toimub lihtsalt ja elukuras ütles, et sa mõtled selle peale teadlikult. Ja muidugi mõtlen, sest ma kogen iga päev, kus ma ostun õue, mul on jälle kõrvas enne ja jäta rahule. Ja tulevadki mulle kõrva lihtsalt ja nii närve jääb, sest ma juba eos ootan ette seda, et see juhtub. Ja see juhtubki. Noh, aga kuidas sa siis oled sellis nagu tsüklis. Mul oli siin alles hiljuti Urmas Sarapuga ühe teise inimesega saade ja ma teadsin, et koer hakkab paukuma. Ma fucking ootsin seda hetke juba, kui ta tuleb ja hakkab tegema häält. Siis istusin samast, nägi mind kõike tegelikult hästi, ketis ka veel nii-öelda nagu, et oleks paigali liiguks. Ja ma lihtsalt näen, kuidas ta kohe üha rohkem niheleb õnne ja siis lõpuks mingi siis ma pean lihtsalt lõpetama, aga ma teadsin, et hakkab. Urmas ka, näed, sul oli sees pinge. Sa ise tõmbasid praegu selle olukorda nagu võimendasid. Et jah, ühtepidi on see, et need olukorrad võivad juhtuda küll minuga, et koer hakkas aukuma, see on lihtsalt coincidence, kokkusattumus, kärbsed tuleb kõrva, see lihtsalt juhtub niimoodi, kõigil juhtub. Aga teistpidi mulle tundub, et ikkagi see, mida me alateadlikult nagu väldime ja kardame, seda me kogeme. Ei või? Ma arvan, et seal on nagu kaks aspekti. Üks asi ongi see, et no, nende kärbeste puhul tõesti tee kõla puhtaks. See võib ka olla mingi asi, vaata teatud inimeste mis iganes veregrupp või mingisugune asi nagu tõmbab rohkem, on ju säästki ka. Aga selle koeraga, absoluutselt ju ta tajub seda sinu mingisugust pinget ja ma ei tegele loomadega selles mõttes, aga selles suhtes, et jällegi see on see, kuidas alateadvus võtab, kui ma mingi inimesega räägin, on ju, siis on tõesti mingid ekspert ja ma ei tea, mingid kaitsepolitsei luurajad tõenäoliselt, kes loevadki mingisuguseid märke, et sul on siin kortsud, on ju, järelikult sa oled skeptiline inimene, sul on siin kortsud, sa oled rõõmus või sul on siin, on ju, sa tahad kogu aeg teiste heakskiitu ja ta juba loeb sind sellega nii-öelda teadlikult. Aga samas alateadvus loeb ka kogu aeg, on ju. Aga ta ei anna meile seda infot, et näed, et 97% on tõenäosus, et sa valetad ja sa valetad selle ja selle pärast, on ju, vaid ta annab meile selle mingi tunde, mingi emotsiooni, et näed, me ei saa siin millegi pärast usaldada. Ja siis paari pärast vaatab, kust ma võisin seda teada. Ta teeb need miljon tehet ära, mis iganes asjad need tegelikult on. Keegi ekspert tõenäoliselt tuleb kõrvale, ütlebki, et näed, ta vaatas sellel hetkel paremale, on ju, ja hakkas kiiremini hingama. See nagu oli põhimõtteliselt õpiku näide, et ta valetab, on ju. Mis iganes siuksed asjad. Aga su koer nagu ta on ju sinuga harjunud, ta on sinuga nagu, põhimõtteliselt iga päev koos. Ja ta sai aru, et nüüd sa kuidagi käitud teistmoodi, on ju. Miks sa käitud teistmoodi, äkki siin on mingisugune oht või mingisugune, ma ei tea, mis pinge, mul on ka siis pinge, on ju. Sest ma nagu mõtlesin, mul ei ole väiksest saadik koer olnud, aga ega nad ju selles suhtes nad on nii-öelda ka füüsiliselt, ma ei ole see koer on näinud füüsiliselt ka teinekord, ma hakkasin vaatama, et tihti koerad on nagu peremehe nägu, on ju. aga see selleks, nad tõenäoliselt ka selle olemuse mõttes, on ju. Et nad ikkagi tunnevad neid emotsioone ja siis vastavalt sellele, et täpselt nagu lapsed. Et kui vanemad, mõnikord mõtlen, et ma nüüd varjan seda asja või ei näita oma emotsioone või nii edasi, on ju. Vaatad, aga miks ta on praegu nii nagu viril või kuidagi närvis või rahmeldab või mis iganes, on ju, sest ta tunneb seda minu pinget seest. Loeb lihtsalt neid samu, jah, seal võivad olla ka igasugused lained ja asjad, mis me välja saadame, on ju, aga samas ka mingid kõige lihtsamad asjad, on ju, ta tunneb seda ära. Mis sina sellest arvad? Ja mul on mitmeid näiteid ja ma täitsa ootan, et kui meil naisega päriselt see karu vastu tuleb, et ta hullult kardab karusid. Sa ei karda? Mina ei karda, jah. Siis lood peas ära selle. Okei,
et meil on nagu selline vastupidine, et kui ma ei karda, siis ma peletan eemale ja naine tõmbab ligi, et meil on niisugune mõnusal kaugusel. Aga samas ongi vaata see asi, mis ma enne ütlesin, retikulaarne aktiveerimissüsteem, on ju. Ehk siis ajus see piirkond, põhimõtteliselt ütleme nagu erinevad ajuosad ju tegelevad erinevate ülesannetega. Noh, nägemine, kuulmine, asjad, noh, kõik see info töödeldakse erinevates kohtades, aga kuskilt läheb see, on nii-öelda nagu see informatsiooni kiirtee. Ehk siis seal on, nimetame siis seda ajupiirkonda retikulaarne aktiveerimissüsteem, mis siis otsustab selle üle, mis on antud hetkel oluline, mis ei ole. Ehk siis, kui sa ostad endale uue auto, sa hakkad tänaval nägema täpselt neid samu mudeleid, võib-olla mingi numbrikombinatsioon, on ju. Aga sinuga vist, isegi seda rääkisime, on ju, et sa hakkasid nägema mingid numbrikombinatsiooni, on ju. No, see ei tähenda seda, et need hakkaksid tuli just järsku kuskilt välja, on ju, vaid täpselt nagu rasedad näevad väikseid lapsi või teisi rasedaid, on ju. See ei ole, et järsku nüüd neid tekkis nii palju juurde, vaid sa hakkad tähele panema mingeid asju. Ehk siis see retikulaarne aktiveerimissüsteem ajus aktiveerib sinus või toob su tähelepanu mingitele asjadele, sest selles suhtes, et kui seal on mingisugune ohtlik asi, võib-olla seal on mingisugused, teine sõber ütleb, et kuule, et seal jooksid lambad ringi ja kassid ja 17 kassi ja mingisugune kanad ja asjad ja mulle, mis see päriselt või? Et ma nägin ühte seda kurja koera ainult. Sest see oli mu alateadvuse jaoks oluline sellel hetkel. See oli see, ta tahtis mind hoida, tahtis mind selle võimaliku valu eest kaitsta ja ta tõi selle välja. Ja teisel inimesel olid muud asjad. Ehk siis, mis iganes, et sa lähed sõbra juurde, kes elab Tallinnas kuskil trammitee kõrval. Siis mõtled, kuidas siin nagu magada saad, või raudtee kõrval, kuidas siin magada saad, et see mürin, see on ju kohutav. Tema pole tähele seda. Tema ei pane tähele, sest ta on harjunud, võib-olla ta esimesed korrad pani, aga alateadvus kuuleb ka öösel seda. Okei, see on okei, see on tavaline asi, see on turvaline, see on tuttav, miks ma siit peaks üles ajama. Ja teine on see, et kuule mingi mürin, ärke üles. Et see on ka see, millele me oma tähelepanu paneme. Võt. Ma just ostsin uue auto ja tundub, et terve linn on sama täis. Ja olen mõelnud selle peale, et see tegelikult ju on see, et kui ma neid autosid märkan, järelikult ma märkan kõike, mis mu ümber toimub. Kõiki autosid, Teslad ja Mazdad ja kõik autod on ju. Ja siis ma ostsin nüüd Škoda ja siis ma näen neid Škodasid ka ja millegi pärast on ajule see oluline ja ta toob selle siis mul siia kuskile teadliku aju välja. Ja ma olen mõelnud, et keegi on öelnud sükest asja, et keskendu elus ainult sellele, et müüa alateadvusele maha, mis on sulle oluline. Et selle Škoda asemel ma võiks ju märgata midagi muud olulist. Et kui ma tahan, ma ei tea, rohkem kliente, et siis märkan neid kliente, kui ma tahan rohkem, ükskõik mis ma ellu tahan, et keskendudagi sellele, müüa alateadvusele see maha, et mis sa sellest arvad, et kas see toimib niimoodi, et hommikul ärkan üles ja see ongi tegelikult see sama ju visualiseerimine ja manifesteerimine. Ja, absoluutselt, see on ju, tähelepanu on see supervõime, see, millele sa paned tähelepanu, sinna läheb energia, seda saab rohkem. Mis iganes asi see on, siis paned oma tähelepanu markidele, üks hetk sa avastad, et sul on suur margikogu ja sa tead igasuguseid nuansse nende kohta. Et, aga see jah, et nii või see ongi see, et me tahame olla tihti selles, mitte et me ei taha, aga me oleme automaatselt kuidagi selles nagu ellujäämise olukorras ja ärevuses, et äkki juhtub see ja juhtub see, on ju. Ja siis sa märkadki kogu aeg neid igasuguseid negatiivseid asju, aga samas su instinktid kaitsevad sind ka siis ju, kui sa oled täiesti rahulik, on ju. Kui sa oled täiesti oma selles zen-olekus, ma ei tea, jalutad tänaval ja keegi laseb signaali järsku. Sa ikkagi ju, kohe reageerid sellele. Või mingid pidurivilin näiteks. Et selles suhtes su alateadvus kaitseb sind nii või teisiti, aga kui sa oled selles ärevas olekus, siis tegelikult sa ei tee endale sellega teenet. Sa ei ole kuidagi see kurnab sind ära. See ongi täpselt ka ju see, et lõpuks see stressi olukord väsitab sind, immuunsüsteem ei toimi korralikult, nii edasi ja siis miks me oleme haiged ja nii edasi, et 24/7 on mingisugune stress, on ju, et sa pead ikka olema tugev ja oma stressile vastu pidama ja kui sa tahad sellel töökohal töötada, siis umbes pead olema hea stressitaluvusega ja nii edasi, et nagu see on mingi normaalne osa meie elust ja selles mõttes ongi normaalne, et iga organism maa peal talub ju stressi.
aga mitte 24 tundi ööpäevas. Et noh, sellist asja nagu kunagi räägid, ma ei tea, kas enam on räägitud, minu tähelepanu ei ole sellel kuidagi olnud, aga räägiti stressimusklist, et kasvata oma stressimusklit. Et noh, põhimõtteliselt, mis sellega mõeldi, et kui sa paned ennast rohkem stressirikastesse olukordadesse või stressi tekitavatesse olukordadesse, siis sa pead stressile paremini vastu. Mis on tegelikult täielik müüt, sest mis stressi olukorras toimub peas või ajus on selline osa nagu amygdala, mis siis võtab juhtimise üle sellel hetkel. Ta lihtsalt ei võta juhtimist üle, vaid ta lülitab ka ühenduse seal mõtleva ajuosaga välja, ehk siis pärast alles mõtled, miks ma nii tegin, miks ma nii käitusin, miks ma niimoodi ütlesin. Aga see, sellel hetkel, mitte et ma ei taha nüüd öelda, et sa ei vastuta oma tegude eest, aga tegelikult sul mõtlemisvõime oli ikka väga-väga piiratud sellel hetkel. Ja mis toimub selle amygdalaga, kui mida rohkem sa stressi olukordades oled, seda nagu ka füüsiliselt, konkreetselt ta läheb suuremaks, ta kasvab. Ehk siis selles mõttes see stressimuskel ei ole mitte see, et sa pead stressile paremini vastu, vaid su süütenöör läheb tegelikult järjest lühemaks. Ja loomulikult mitte ainult stress, see on ka selles mõttes mitte ohuolukorrad, vaid ka see, et kui sa oled rohkem väsinud ja nii edasi on ju, et mingite asjade kuhjumine, et siis sa pead tegelikult stressile kehvini vastu. Aga kas siis alateaduse lõpetuse segmentis ja võib siis nagu seda poolt ka vaadata, et esimene viis, kuidas alateadust hakata muutma või sundima muutuma või ümber programmeerima on teadlikkus sellest, et ma märkan, et siin oli alateadlik käitumine, minu puhul, mis ma olen märganud lapse puhul mingeid asju, mis ma näen, et on üle võtnud minult. Ja siis enda puhul on olnud suuremad taipamised, et ma vaatan, et mingite hetkel, kus on mingid reageeringud näiteks lapse suunas, siis ma saan aru, et täpselt nagu enda isa enne mingis kohtades. Ja see ei ole kuidagi negatiivne, et ma olen seda õppinud ja osad asjad mulle väga meeldivad, aga osad asjad mulle ei meeldi. Et siis ma olen märganud, et kas siis esimene samm on see, et ma teadvustan endale, et see on mingi õpitud muster, see ei ole tegelikult minu oma. Ja nüüd ma hakkan siis seda teadlikult siis ennast nagu suunama teistpidi siis tegutsema või ma ei tea siis, või enne reageeringut üritan ennast siis juba peatada. Sa tõid nii mitu nüanssi, millest võiks mitu tundi rääkida, aga jah, me käime ära vahepeal. et see üks asi on, loomulikult sa ei saa midagi muuta, kui sa seda ei märka, kui sa ei olegi sellest teadlik. Üks asi, mil on korra mainin lihtsalt vahepeal ära see, kui ütles, et see ei ole minu oma, vaata. See on, lihtsalt üks sõna oli see siin, aga see on ülioluline sõna, sest see, mida me arvame, mida me peame enda omaks, me ei taha sellest loobuda tegelikult. Minu ärevus. Kas sa tahad millestki loobuda, mis on sinu oma, vaata? Ei taha, sa hoiad sellest kinni. Minu haigus, minu piiravad mustrid. Et see kõlab mingis mõttes nagu norimisena, aga senikaua, kuni me ütleme, et mingi asi on minu oma, senikaua ma ei taha sellest minu üle kilod. Su keha tegelikult ei taha sellest loobuda või ma tahan, sellised sõnad nagu kaotan. Sa ei taha, ma tahan kaotada liigset keha massi. Et tegelikult ei taha mitte kunagi midagi kaotada. See nagu sõna on nii vale. Ehk siis ka selles mõttes efektiivne ja positiivne sisekõne, ehk siis nii-öelda positiivses võtmes endale midagi sisendada. Just lastega näiteks, et kui sa ma ei tea, mis olukorrad need sind käivitavad vahel, aga näiteks kui sa viid lapse kooli, sinna Emili kooli, ja siis tal on näiteks sporditund ja ta mingi hetk jookseb su juurde tagasi, ja siis nagu tüüpiline reaktsioon, endal on ka võib-olla kiire, mis iganes, ja ma ei ütle, et sul see reaktsioon on, aga mis teinekord on, et mida sa unustasid jälle, ja mida see teeb, see ütleb lapsele, et sa oled unustaja, sa oled saamatu, sa oled ebapiisav, endale ei hakka ka sellest kuidagi parem, aga samas öelda täpselt sama asja niimoodi, et mis sul meelde tuli. See põhimõte on täpselt sama. Sul tulid spordiriided meelde. Et mis sul meelde tuli, ma sellega võimestan teda. Vaata, kui tubli. Sa läksid nagu 10 meetrit jooksid eemale ja siis sul tuli meelde. Järgmine kord sul tuleb võib-olla juba kodus meelde või üle järgmine kord. Et sama asja me saame öelda nagu nii palju toetavamalt, nii palju paremini. Ja ma läksin nüüd sellest algsest küsimusest nii kaugele, et siis hakkas sellest, et kas me oma et alguses loomulikult me peame olema teadlikud, me peame seda asja ka mõistma, enne ei saagi üldse hakata, et ma tahaks, et midagi muutuks. Võib-olla keegi teine ütleb meile, siis me
oleneb, kus kohas me endaga sellel hetkel oleme, siis on ka see, et mida sa ajad, mul on kõik korras selle asjaga. Aga noh, kui ausalt enda sisse vaadata, siis ja vaadata ka mingeid tulemusi, mis iganes alal on ju, noh, kas siis äris või lastega või suhtes on ju, siis kuule, tegelikult vist on ju. Vist see asi päriselt on ja siis noh, ollagi oma egost üle ja et okei, ma tahan seda asja muuta ja noh, siis loomulikult on see, et saab ka ise ennast nii-öelda, noh, kui sa kordad mingit asja, teed kogu aeg teistmoodi, noh, siis lõpuks see saab sinu omaks, on ju. Senikaua, kuni sa mingit asja endale sisendad, sa võtad selle lõpuks vastu. Aga teine asi on see, et võt see alateadvus, see superarvuti on ka mingis mõttes nagu programm. Noh, ta ongi programm, on ju. Et kui sul on siin ees see arvuti, ma ei tea, kas see sinna kaamerasse jääb, on ju. Aga kui sul on seal mingi tekstitöötlusprogramm, üliäge on ju, saad seal panna bold'i ja ma ei tea, taandridu ja suuri väikseid tähti ja mingi 1000 fonti ja nii edasi, on ju. Ülivõimas. Ja kui sa ütled sellele, et mängi nüüd muusikat mulle, on ju. Kirjutan sulle 100 korda, mängi mulle seda lugu. Ta ei mängi, sellepärast, et sa võid nagu nii vihaseks saada selle peale, kui sa tahad, on ju. Sa võid endale öelda samamoodi, on ju, et ma tahan niimoodi käituda või ma tahan seda või seda või seda. Aga kui sul see programm on alt mingisuguse nii tugeva seosega, siis tuleb selleni enne jõuda. Ehk siis noh, samamoodi nagu autode näide, see on poistega hea rääkida. et just sa rääkisid ka, kuidas sa auto ostida ja kuidas ikkagi tavaliselt nagu see tehnika huvi on. Aga see on lihtsalt selles mõttes näitena, et ka kui sa tahad ju automootorit remontida, noh, midagi seal teeb kuskilt häält, on ju. See ei ole see, et ma hakkan suvaliselt kuskilt taguma ja nii-öelda mingit uut asja peale laduma, on ju. Vaid pigem on see, et okei, et mis seal on, mis seda häält teeb või mis seda, noh, mis iganes probleemi siin põhjustab. Ja kui sul see on aru saada, siis sa saad juba selle ära muuta. Noh, alateadvus on samamoodi, et jällegi sa võib-olla võid kui sa, noh, ma täpselt ei mäleta isegi, mis ja kuhu me jõudsime, see ei olegi minu asi rääkida, aga oluline on kõigepealt see, ka mis ma ju teraapias teen, et jõuda selle alateadliku juurpõhjuseni, nende emotsionaalsete seosteni, mis seal all on, et jah, tõesti, kui see inimene tulebki, mis ma tõin siin enne selle piisavuse näite, et ta tulebki mingite sümptomitega tavaliselt, et noh, mul on teatud olukordades see ja siis mul läheb see halvasti ja seal ma ei väärtusta ennast ja lasen endale pähe istuda ja nii edasi. No, see on tegelikult ju sümptom, see ei ole otseselt see asi, mis seal all on. Ja siis me võib-olla ma võtan siin minutiga kokku 2 tunni töö, on ju. Aga põhimõtteliselt mingi hetk jõuame sinna alla, on ju, et see asi on sul selles piisavuses, et sa ei väärtusta ennast, sa ei tunne, et sa oled piisav, on ju. Mis ka tegelikult sellest ei piisa, kui ma siis hakkan ütlema või ta hakkab ise endale ütlema, ma olen piisav, ma olen väärtuslik, noh, nii edasi, on ju. Kui ta tegelikult kuskil sisimas ei usu seda ja miks ta ei usu seda, võib-olla me jõuamegi siis nende alg nagu seosteni, et näiteks ta enda vanemad ei kiitnud teda kunagi. Ütlesid, noh, sa oled saamatu, sa oled aeglane, sa ei kõlba kuhugi, on ju. Noh, see ei pruukinud isegi olla nagu kuidagi pahaga, et me nagu vahel tahame ka, ma ise ka, on ju, panen ennast tähele, kuidas ma oma tütrega vahel räägin, et noh, umbes nagu treener, vaat, et ta saaks aru, et ma tegelikult tahan ju öelda, et sa saad paremini, aga tema võib seda kuulda niimoodi, et noh, ma ei olegi piisav, ma ei ole... Ma olen vigane. Noh, ongi. Ja siis ongi see, et ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik. Ja või näiteks ka on ju vanem läheb pere juurest ära. Ja noh, kui ta ei jäänud, kui ta mind ei armastanud, kui ta valis kellegi teise minu asemel, kuidas ma saan ise ennast kuidagi armastada, kuidas ma saan ise tunda, et ma olen piisav väärtuslik ja me jõuame sinna täiesti juurpõhjuseni. Ja siis me saame hakata seda muutma, eks ma ei saa seda kogemust kustutada, me ei saa seda olukorda ammugi kustutada, me ei saa seda mälestust kustutada, aga me saame muuta seda pilti. Ehk siis see, et sul isa läks pere juurest ära või ütles niimoodi, see ei tähenda midagi sinu piisavuse, sinu väärtuse kohta, vaid tal olid oma mingid teemad, ta läks, noh, mis iganes asjad need olid, on ju. Lõpuks ei ole tegelikult isegi vahet, aga sina oled piisav väärtuslik ja nii-öelda siis, noh, see on lihtsalt üks näide, oleneb, mis sealt alt välja tuleb, mis igasugused mustrid, mis võib-olla kui seal on mingi kiusamine näiteks taga, siis me läheneme ühtemoodi, meil on mingid tööriistad, meetodid, vahendid, on ju. Kui seal on mingi muu asi, siis me läheneme teistmoodi. Ehk siis kõigepealt me peame selle vana pildi nii-öelda nagu piltlikult öeldes ära lõhkuma või noh, nagu ära kustutama
panema haihtuma või ära kaotama. Ja siis me saame luua selle uue pildi. Ja see uus pilt ongi see, et see tuleb, jah, kõige lihtsam on seda hüpnoosis teha ja kordamisega, on ju. Ja siis see ongi täpselt see sama asi, et jällegi ma toon, kui algusest peale läks see näide, on ju, kordamisega, kes see meelde jääb, on ju, lihtsalt suvaline näide nende lainetega, on, et sa ei pea hakkama veenma seda inimest, et see on maailma kõige ägedam asi, sest see ongi, ta tunneb seda sees, on ju. Et samamoodi selle piisavusega, kui su sees on nii-öelda see klõps käinud, siis sul ei ole vaja enam seda veenmist otseselt, sa ei pea tahtejõuga mõtlema, et vaat nüüd on see ja see, on ju. Ehk siis see on mingis mõttes nagu, mul tuleb meelde, kuidas väiksena, võib-olla te teate seda trikki, ma ise enam ei mäleta, kuidas see käis, aga ma olin kuskil siuke 10, 11, 12, kui meil keegi sõber kuskilt oli õppinud selgeks mingi kaarditriki. Ehk siis, et ta nagu segas kaardid ära, on ju, keegi valis suvalise kaardi sealt ja siis see trikk oli kuidagi niimoodi, et ära mulle näita, mis kaart see on, vaid ma arvan selle ära, on ju, 2 korraga. Esimene kord oli alati vale. Et näitan, kas see on see kaart? Ei ole, on ju. Ja siis ja teine kaart oli õige, on ju. Ja see oli nagu täiesti ulme, et kuidas ta teeb. See on ebareaalne isegi. Mingi hetk võttis selle õige kaardi nagu taskust välja, on ju. Kuidas see sai olla? See oli siin kaardipaki peal, on ju. Ja mis tegelikult oli see nipp, et sellel ajal, kui ta seda esimest kaarti näitas, tal tegelikult oli nagu siit käe selg oli süljega veidike kokku tehtud. Ehk siis ta pani selle sinna kaardipaki peale, näitas, kas see on õige kaart? Ei ole. Võttis käe ära ja see õige kaart jäi siia nagu käe selja külge, on ju. Kleepis sinna kinni ja siis mingi hetk just, kui võttis taskust selle õige kaardi. Täiesti uskumatu, kuidas see toimib. Aga nii kui sa said teada, on ju, kuidas see trikk käib, null võimalust, et keegi saaks sulle seda uuesti teha. Sa nägid selle iga kord läbi, sa teadsid, et ta paneb selle sinna käe selja külge, sa nägid seda, on ju, ja sa võisid seda varem nagu 5 korda vaadata, ebareaalne. Eriti väikeste kätega, meil oli mingi väike kaardipakk selline, et ei olnudki seda kuskilt kõrvalt näha, on ju. Ehk siis samamoodi on nende alateadlike mustritega, et kui sa on ka sellised nii-öelda, me ütleme ma ütlen ise ükssarvikud, on ju, kliendid kord siuke 3, 4, 5 aasta jooksul, kellel piisabki ainult sellest mõistmisest. Ehk siis ta saab aru, mis asja ma olen 30 aastat mõelnud sellist asja, mis põhineb täiesti mingisugusel sellisel uskumusel, millel ei ole mingit alust, on ju. Ja sellest piisab, et ma tunneksin nüüd edaspidi täiesti teistmoodi ja poole aasta pärast küsin, et ei, mulle piisas sellest, on ju. Mul ei olnud isegi vaja neid uusi mustreid sinna peale luua. Aga mis tavaliselt on ikkagi on see, et sellest nagu juurseosest on vaja aru saada ja siis luua sinna ka see uus nii-öelda toetav asi, on ju, sest nagu loodus tühja kohta ei salli, siis ka alateadvuses on ju, kui sul seda uut mustrit ei ole, siis võib-olla sa nagu lähed kergemini sellesse vanasse tagasi.